era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. No nii, tere hommikust. Hea uudis on muidugi see, et Preven nüüd eelmisel nädalal ja nüüd ka täna jäi ilusti lasteaeda ilma nututa. Nii et tundub, et me hakkame sellest faasist välja tulema, et ta jääks sinna nagu nutuga. Et ta isegi siin nädalavahetusel küsis mult, et millal lasteaeda lähen ja et kas ma täna lasteaeda lähen ja nii, et ta nagu ilmselt siis nagu ootab seda ikkagi. Aga jah, nii et edasiminekud jällegi, et praegu on selles mõttes küll vara öelda, et eelmine nädal ta ikkagi paaril korral nagu nutis ka, aga jah, seda hakkab vähemaks jääma õnneks. See on ülitore, sest et väga raske jätta nutvat last lasteaeda, isegi kui see nutt ei kesta kaua ja kõik. Aga täna on igatahes jah, esmaspäev. Ma ei tea, ma praegu siin mõtlen trennile. Kas ma käin kohe ära, kell on natuke 8 läbi, mis oleks hea päeva algus, aga samas mul ei ole üldse mingit tahtmist. Ja kui ma praegu ei läheks, see tähendaks seda, et ma peaksin minema lõunal. Nii et kumb on parem, sest et õhtul mul on ju trennid, on ju. Ma ei tea, ma vist teen nüüd viimased nädalad õues ja siis ma mõtlen juba jõusaali peale, et peaks sinna hakkama kolima, kuigi ma tahaks hea meelega käia Märjamaa jõuksis, aga Rapla on jälle palju lähemal, et jah, peab vaatama. Märjamaal on lihtsalt nii palju suurem saal ja nii palju rohkem ruumi, et siin Raplas meil on ikka väga kitsas solustik, nii et jah, peab siin mõtlema paari nädalaga välja, et mis ma siis teen. Aga ma jõuan kohe koju. Kiire hommikusöök ja siis ma mõtlen juba välja, kas ma lähen jooksma praegu või ma lähen jooksma lõunal. Igatahes mul on vaja minna. Kindlasti on vaja minna. No nii, hommikusöök söödud. Kell on 10 läbi juba. Mina lähen nüüd jooksma, nagu näha, jooksuriided seljas. Enne ma viin Prevenile veel kindad lasteaeda, sest et ma olin nii kindel, et ma panin neil seal kuivatuskapis, et ma panin reedel kuivatuskapis talle need kappi ja siis ma hommikul vaatasin, mis asja, et tal pole kindaid ju, et mis ma teen, et nagu ainuke paar ka nagu selliseid veekindaid ja kõik on ju. Ja siis kirjutasin enda tädile, et äkki ta vaataks äkki kuskil lihtsalt kaotsi läinud kellegi teise kappi või mida iganes on ju. Ei leidnud. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma vaatan veel autosse, et mul kõik taskud ja kõik olid nagu läbi vaadatud ka juba, millega ma nagu reedel seal lasteaias käisin. Mitte midagi ja siis tulin autosse ja siis mul oli trennikotti need pandud, kuigi ma nii hästi mäletan, nagu ma oleksin justkui need sinna kappi pannud, ma ei tea. Ühesõnaga ma viin nüüd need kindad lasteaeda. Ise siis käin koertega jooksmas. Mul on praegu siuke plaan, et kui ma olen jooksmas ära käin pesus ära, et siis ma lähen kohvikusse, teen veits tööd. Ma teen sellise kohviku kontori endal täna, sest et ma tunnen, et kodus on niimoodi, et ma leian kogu aeg midagi teha. Ja ma ei saagi korralikult ja ma ei saa nagu tööasjadele normaalselt keskenduda. See raudse kohe kukub. Ühesõnaga, ja ma ei saa tööasjadele nagu normaalselt keskenduda, sest et mul on mingisugused muud mõtted, mis ma kodus võiks selle ajaga ära teha. Ja siis mul on nii mõnigi asi kogunenud, mis oleks vaja ära tegemist ja ma äkki siis lähen istun kuskil kohvikus maha ja siis teen veits
tööd. Ma lihtsalt ei taha, et mul nagu terve päev ka seal kohvikus nagu ära läheks, sest et ma nagu raudselt lihtsalt satun hoogu ja kõik see, sest mul kell 4 hakkavad trennid, mul oleks vaja nagu kodus ka paar asja teha, millest ma räägin nagu. Võin kindlad ära. Igatahes ma jõudsin ju kohale, ma lähen käin koertega, teen selle tiiru ära, mis sest, et vastu tahtmist, aga mis seal ikka. Palju on asju, mida ei taha teha, aga tuleb teha, nii et Tšau! Minul on juba vahepeal kohvikukontor tehtud. Ma olin seal lõpuks üle 3 tunni ja ma sain enamus asjad tehtud, mis ma tahtsin. Mõni asi jäi poolikuks. Nüüd ma siis lähen juba trenni, kell on 15:43. Mul 4 hakkab trenn pihta, nii et kella 8-ni on siis mul trennid. Nagu nipsust on see päev läbi saanud, jõle kiiresti on läinud. Aga olgu, ma jooksen. Näeme teiega siis, kui näeme. Tšau! Kell on natuke 9 läbi. Ma olen väga väsinud. Minä teen juba kooki. Teed kooki meile, aitäh sulle, kallis. Preven hakkas mulle kooki tegema. Ühesõnaga, nagu näha, siis ma olen koju jõudnud. Päev on olnud nii pikk. No see ei ole kõige parem tunne, kui sa tead, et sul on terve töönädal ees nagu jube. Jube. Isegi kui ma teen seda asja nagu ikkagi selles mõttes nagu südamega, sest mulle meeldib tantsida ja kõik. Mulle meeldib õpetada. Juba valmis või? Joo. Inimestele, kes soovisid, siit võimaluse lahkuda. Eestis põgenesid eelkõige need, kes oleks nagunii küüditatud Siberisse. Küll aga tekib küsimus. Tere hommikust! Käes on siis teisipäev. Seal saab kohe 8:30. Tallis viis Preveni lasteaeda. Mina hakkan siin hommikusööki sööma. Mõtlen, kas ma lähen täna hommikul ka koertega jooksma või mitte. Mul kurk natuke valus, ma tegin endale teed. Tahaks nagu haigeks jääda, aga võiks ikka liigutada, ma arvan. Aga ma ei tea, ma mõtlen veel, mul on vaja paar asja arvutist teha. Ja ma ei tea, kui kaua mul see täna aega võtab. Ma loodan, et mitte terve päeva. Tahaks lihtsalt olla. Või ma ei teagi. No nii, kell on saanud 11 läbi juba. Vaadake neid värve nagu. Kui ilus. Nii ilus, nii mõnus, lihtsalt ebareaalne. Nii mõnus ilm on õigi väga jahe. Pean endale mingisugused kindad vaatama. Ja üldse paremad jooksujalanud. Need, mis mul on ikka sellised vihvlid, et on otsad. Aga ilmaga on tõesti vedanud. Ma tegin 1000 korda, alustasin editimist ja ma lihtsalt ei jaksanud enam seda telefoni vaadata, lihtsalt jube, kui kiiresti ma reaalselt lasin sellest. Mul on veel siuke 10 minutit editida, nii et loodan, et ma täna sellega valmis saan, aga tõesti, praegu ma siis lähen teen selle jooksu ära. Ja siis ma lähen koju tagasi, käin pesus, pean midagi lõunaks süüa vaatama. Ja siis kahjuks on juba aeg tööle minna. Ma vist ikkagi lähen sinna trenni ka, see mingi soololätin. Ma arvan, see teeks head, aga samas jällegi. Ei tea, kas ma jaksan, ma vaatan jooksvalt. Aga okei, ma on juba pool, ma olen siuke veerand teed juba kõndin, nii et ma pigem hakkan siin pihta. Tere hommikust! Nagu näha, käes on hommik. Preven on viidud lasteaeda. Mina hakkan siin just endale hommikusi võikusi meisterdama. Ma lähen väga kerget teed pidi täna. Kus siin see on? Siin peal vist. Ma teen selle rebitud kanaliha punases kastmes neid võikusi. Meenutab veits nagu seda saiakatet, mis kunagi sai täiega söödud.
siuke möks, päris hea, kanaga segamini. Ja eile oli ikka nii pikk päev, täiesti jube. Kuidas ma vastu pidasin, ma ei tea. Lihtsalt 3-9 trenni nagu. Kuigi see trenn, kus ma ise käisin, see oli väga mõnus. Ma kindlasti lähen järgmine kord jälle. Ja vaatab siis edaspidi, kas ma pean need teisipäevased päevad niimoodi vastu, aga selles mõttes ei ole ju kohustus mul seal pärast enda trenni veel kuskil käia, aga praegu ma mõtlen, et võiks nagu proovida. Täna on mul ka trennid 3:30, nii et tuleb ka pikk päev. Aga teeme ära. Homme on siis nii-öelda selle nädala viimane tööpäev. Nii et ma motiveeringi sellega ennast, et reede on vaba ja siis järgmine nädal on ju vaheaja nädal ja siis mul on ainult täiskasvanute trennid ja 16+ trennid. Nii et let's go! Ma nüüd söön ära, käin jooksmas ära, siis ma olen esmaspäev, teisipäev, kolmapäev jooksmas käin, vaatan äkki teen homme ka, siis ma nagu teen tööpäevadel. Mõtlesin, et äkki ma teeks tööpäevadel jooksu ja siis ülejäänud, mis mul ongi nagu reaalselt puhkapäevad, et ma ei liiguta essugi, ainult nii palju kui vaja. Üleeile ja eile jooksud läksid selles mõttes paremini kui need nädalalõputrennid, mis ma tavaliselt olen teinud. Et peale tööpäevi ilmselt veel kuhugile jooksma ennast sundida nagu päris rets. Et tööpäevadel lihtsalt siin päeva peale ära joosta on nagu kergem. Aga jah, ma siis praegu hakkan hommikusööki sööma, vaatan enda rangi teisi tagant järgi, ma ei tea, ma ei ole mingi mitu kuud seda vaadanud. Praegu ma lähen sööma, et isu mulle. No nii, kell on vahepeal saanud juba päeva 11:30 ja ma lähen koertega ära. Ma ei tea, kas ma jaksan joosta, aga ma panin igatahes mingisugused trenniriided selga, ma vaatan. Ja kui isegi ei jaksa joosta, siis kõnnin. Nii et sammud on ju. Homme on plaanis minna jõusaali. Päeva poole siis just. Sest homme mul hakkab alles kell 4 trennid, nii et siis mul on päeva peale nagu aega ära käia. Et mul Raplas eriti ei meeldi see jõusaal, aga äkki siis Märjamaale. Seal on nagu palju suurem ruum ja kõik. Ma sain vahepeal enda Q&A ülesse, nii et kui sa ei ole seda näinud, siis mine vaata. Ja muide Preven ja need läksid täna lasteaiaga kuhugile tallu. Taluloomi vaatama, neil oli väljasõit. Ma loodan, et kui ma õhtul koju jõuan, siis ta räägib mulle sellest, mis loomi ta nägi. Nii äge, juba siuke esimene väljasõit nagu lasteaiaga. Ma arvan, talle kindlasti meeldib. Talle meeldivad väga igasugused loomad. Teate mida või? Eile aasta aega tagasi me läksime siis terve perega Mehhikosse. Ja kui väga tahaks, et oleks eelmine aasta ja et ma praegu oleksin juba kuskil Mexico City's või kus iganes me tollel hetkel olime. Lihtsalt nii väga tahaks tagasi. Tegelikult isegi ei ole vahet, kas oleks Mehhikos või oleks kuskil mujal. Praegu küll on siuke tunne, et lihtsalt tahaks kogule reisule minna. Ja järgmine aasta on planeeritud vist 2 reisi. Üks kindlasti Keiliga ja teine kindlasti Preveniga ka. Aga lihtsalt praegu veel ei ole siukseid konkreetseid plaane, sest et sinna on esiteks aega. Keetsuga me vist tahame minna sügisel. Et siis me nagu pool aastat ette äkki ostame mingid lennupiletid ja asjad ära, et me ei ole ära otsustanud. Me kas lähme Itaaliasse või me lähme Prantsusmaale Pariisi. Vist oli praegu need 2 valikus, et me tegime kokkuleppe, et nagu meie esimene reis kuhugile 2 peame Euroopasse, nii et mina Hispaaniasse ei taha minna. Ma tahaks olla teises kultuuris, kus ei räägita hispaania keelt, lihtsalt vahelduse mõttes. Ja siis keel ütles ja davai. Ja siis meil oligi praegu, meil on valikus kas Itaalia. Ma ei tea, me teeme nagu siukse linnareisi, vähemalt praegu on plaanis, et nagu ala 4 ööd või 3 või 4 ööd, et ei ole tervet nädalat, sest et come on, ma ei ole Prevenist veel ühtegi ööd nagu lahus maganud, et just nagu sellepärast. Võib-olla meil need sihtkohad ka veel
muutuvad ja tuleb mingi ägedam idee või miskit, nii et siinkohal, kui sa oled käinud enda sõbrantsiga või sõbrannadega kuskil Euroopa-sisesel reisil nagu siukse linnareisina, siis äkki oskad meile mingit riiki soovitada, kuhu soovitaksid kindlasti minna ja mida seal teha. Aga jah, anna kommentaarides teada. Oskad mõnda ägedat sihtkohta Euroopas soovitada. Et me väga ööklubi inimesed kui sellised ei ole. Meile meeldiks lihtsalt mingisugused elamused ja vaatamisväärsused. Aga olgu, ma siin nagu näha, siis ma ei tulnudki jooksma. Ma lihtsalt kõmbin vardega niisuguse suurema ringi ja mõtlen omi mõtteid. Mäletate, ma käisin seal Tuborumi avamisel ja siis seal oli see kolmekavistlusõhtu, on ju. Ja üks tore jälgija kommenteeris, et ta nägi seda saadet. Mul oli isegi see vahepeal täiesti meelest ära läinud, et midagi sellist on toimunud. Ma nüüd vaatan seda tagantjärgi, on ju. Okei, see küsimuseks, aga ma näitan teile. Te saate aru? See on piinlik lihtsalt. Ma küsiks teie käest, et mis on teie kõige halvem omadus? Minu kõige halvem omadus on enne öelda ja siis mõelda. Miks sa seda teed? Ma olen päris tujukas. Mul on üks Jürgeni halb omadus tuli välja. Kiitsu või? Orskab raisk, ikka räigelt. Nii, see oli siis küsimus, on ju. Ja vaadake nüüd seda. Vaadake seda reaktsiooni, palun. Nagu... Nad peaksid mulle selle reaktsiooni eest nüüd maksma, sest ma olen ennast lihtsalt häbistanud reaalselt. 20 eurot. Kus see on? 20 eurot esimest korda. Viktoriini poiss. 35 eurot. No nii, 50 peal või rikkad inimesed. 50 esimest korda. 50 teist korda. Kaks kahju sellest 55. Kus meie oleme istunud nii, et 100 eurot. Mingi raplakaid oli palju või? Ott Veekrad on see istud korduvalt. Kui sul on veel käed puudu, siis maksult maksab vaid 215 eurot. IKEA, nüüd võib instrument. Tšau! Järjekordne hull päev on möödas. Kell on, ma ei tea mis, hakkab vaikselt 8 saama. 7:30 või midagi sellist. Ma nüüd panen kodu poole ajama. Kõht on jälle nii tühi. Aga põhimõtteliselt sööngi kõhu täis ja lähen magama. Läks pimedaks. Ühesõnaga, kolmapäev on tehtud, see on tavaliselt kõige väsitavam päev olnud, sest et mul on 4 trenni järjest, nüüd siis ka teisipäeval, aga ei ole hullu, tundub, et on tehtav ja mul just meeldib, et ma olen naised juurde võtnud, nad annavad kuidagi hästi palju energiat, nendega on nii tore ja just see ladina rütm ka siia lõppu on väga lõõgastav pigem. Aga mina nüüd lähen koju. Mul on nüüd vaja siuke pool tundi koju sõita. Ja siis homme veel tööpäev. Ja siis on reede. Let's go! Tere hommikust! Kell on saanud peaaegu et 11:30 ja hetkel saatin ennast jõusaali. Nagu ma eile juba rääkisin ja tundub, et läheb käiku. Eile ma jooksmas ei käinud ja ma lihtsalt ei jaksanud, nii et ma ei hakanud isegi mitte pingutama. Ja ma ei tea, teeb siis selle hooaja esimese jõusaalis käigu, vaatame, kuidas läheb. Mul ei ole otsest plaani, mis ma seal täna tegema hakkan. Pigem mingi kardiovärk ma pakun, aga eks siis näis. Vot. Kõrve närv tuleb sisse, nagu pole ammu käinud jõusaalis. Siis on kohe siuke tunne, nagu teeks mingit uut asja ja uut asja tehes on ikka nagu siuke tunne, nagu sa ei saa hakkama või sa ei oska või siuke väga ärevus, ma ei tea, jõusaali ärevus. Kas te olete ka jõusaali ärevust tulnud? Andke mulle teada.
tere, vlog! Hakkasid koristama poja või? Joo. Ahah. Nagu kuulda, siis mul on nohu, mul on köha. Praegu on isegi enam-vähem olla. Hommikupoole oli pea veits paks ja kõik. Ma ei tea, kas ma olen külma saanud või mingi viirus kalale tulnud, ma ei tea. Igatahes meil on plaan minna Ikeasse peale Preveni und. Ma tahan osta. Ma ei tea, kas ma leian endale sellise telekalaua, mis ma tahaksin või ma pean kuskilt mujalt vaatama, igatahes me läheme uudistama. Siis ma tahaksin jalanõude kappi või no neid kummutilaadseid on ju, kuhu saab jalanõud sisse panna, et ma ei taha neid ma ei taha nagu suurt jalanõude kappi, ma tahan need, mis sa nagu tõmbad niimoodi välja ja siis sa panen need pikkupidi sinna need jalanõud sisse. Et ta ei võtaks lihtsalt palju ruumi. Ja siis ma tahan vaadata siia kööki ühte riiulit juurde. Siis midagi tahtsin veel, juba pole meeles. Peeglit ka. Pea veits valutab. Nii me lähme lihtsalt Ikeasse uudistama, vaatame, mis seal on. Preven on kodus, tegime talle vaba päeva, järgmine nädal on tal ka vaba. Järgmine nädal tuleb selles mõttes nagu easy, et mul on ainult täiskasvanute trennid. Ja mul oleks vaja lihtsalt hakata juba jõuluasjadega tegelemas, mingi jõulupeod ja sealt tuleb korraldada ja tšuke stuffi. Nii et ma juba läheks täiega jõulude lainele, mul sellest Halloweenis suht ükskõik nagu. Et eks siin tänapäeval on see Halloween rohkem nagu teemasse läinud, aga ma ikkagi kunagi käisin Katri ja Marti jooksmas, nii et ma olen pigem siuke old school, mul tundub. Mina isiklikult tahaks juba lihtsalt jõulude lainele minna. Ma kuuske veel tuppa ei tooks. Minu arust see kuuse tuppa toomine peab olema ala mingi 2 nädalat enne jõule, kui niimoodi. Või siis seal 2-3 nädalat enne jõule, mitte varem nagu. Et liiga vara mingi novembris juba jõulukuus tuppa tuua, siis nagu siis võib-olla see tuhin läheb liiga kiiresti üle, ma kardan just seda. Aga mina hakkan praegu lõunat tegema, ma teen lihtsalt, ma vist teen spagette, vorbin ise need lihapallid hakklihast, siis praen äkki mingisse päikese kuivatatud tomati pestoga läbi ja siis saab täna midagi sellist lõunaks. Aga jah, lõunal lähme siis Ikeasse ja ma juba ootan, tahan minna. Nii, mul said põrandad pestud ja ma hakkan nüüd süüa tegema. Ma vaatasin, mis külmkapis on. Tundub, et ma saan seda spaghetti ja lihapalli asja teha niimoodi, et mul ei oleks vaja kuhugi poodi enne minna. Ja tegelikult täna reede me peaks anyways poodi minema, aga kuna me praegu veel ei ole käinud ja me läheme Ikeasse, siis ma ei tea, kas me jõuame täna, loodetavasti. koertega tiirule. Kõik ei ole läinud ootuspäraselt, sest et Preven ei tahtnud mitte kuidagi magama jääda ja ta jäi lõpuks, ma ei tea, pool või midagi sellist magama.
nii et teda enne kulmi üles saada, no sellest ei kuku midagi välja. Kell on saanud 10 ja meie oleme jõudnud koju, me käisime vahepeal mu ema juures, plaanid vahepeal muutusid, Ikeasse me täna ei läinud, ma loodan, et te kuulete mind, sest et Talis vaatab siin jalkat. Igatahes Ikeasse me ei jõudnud, sest et Preven lihtsalt ei tahtnud magama jääda. Ja ma lõpuks olin ta mingi 2:30 magama, nii et me läksime lihtsalt, ma ei tea, 6 alles jõudnud ilmselt Ikeasse ja no lihtsalt ei viitsinud nagu kiirustada, nii et me otsustasime, et me oleme siis nagu homme hommikul kohe, et me sööme seal lõuna ära ja siis me tuleme koju ja siis Preven saab kohe magama jääda. Nii et täna me tegime siis enda tavapärase reedes poeskäigu siis. Ma mõtlesin, ma teen teile selle haulina. Also, Alfa ajab mind väga kurjaks. Ma lihtsalt vahepeal mõtlen, et ma ostan keti, ma jätangi ta päevad läbi sinna aedikusse, sest et ma ei jaksa. Uksed on kinni, ta lihtsalt teeb kuidagi need uksed lahti, hüppab ilmselt käppadega lahti ja siis ta läheb voodisse. Nüüd voodi on nagu üleni porine ja mida kõike. Siis ta sööb kõik kurri krõbinad ära. Mida iganes veel, ausalt. Ja täna ta jälle tegi uue augu aedikusse, nii et ta sai 2 korda välja. Talis lappis seda sõna otseses mõttes, seda aedikut, nii et see näeb välja nagu täielik sara. Aga pole midagi teha, kui meil on alfanimeline, isegi mitte alfanimeline, vaid alfasugune koer. Nii et kui ta mind kurjaks ajab, siis ma tunnen, et mul on siiamaani lihtsalt, ma ei tea. Aga siis hommikuks on see paha meel üle läinud ja siis ma jälle nunnutan teda ja siis mõtlen, no küll on armas lihtsalt, aga nagu please. Ma nüüd püüan muudel asjadele mõelda, igatahes. Poest ostsin Ice-Teed, Fuse-Tea, see on hea. Siis pudingut. Siis ma ostsin jäätist, aga te ei taha teada. Me läksime EMS-i juurde ja mul läks meelest ära, et ma sul ostsin nii, et see on nagu täiesti rödi. Ma kohe korjan. Siis ma homme õhtul lähen ilmselt Aleksandra Jolle juurde. Neil kahjuks suri koer ära, või no nad pidid magama panema. Ja siis neil on nii-öelda siis koera mälestamiseks siuke nagu istumine. Ja ma mõtlen, et ma tahaks ka minna ja ma mõtlesin, et ma võiks siis midagi magusat sinna teha. Ma otsustasin pavlovaid teha, nii et ma ostsin mahukoort 3 tükki. Teen kuhupiimasegu toorjustuseguna, et siis ta jääb siuke kõven see vaht. Siis ma ostsin avokaadot, mõned mandariinid, ostsin kurki. Maailma kõige paremad viinamarjad on need kõvad. Tavaliselt Rimis saab neid või kuskil Prismast, need on need kivikõvad, ülimagusad, need on nii head. Siis tomatid, lehtsalatit, töötatud lastevosti, teibipurgandit, püügikreemi, ilmsi hoidisida, siis juustu, see on siis see kõva juust kriivituna. Siis ma võtsin mingisugused näolappe meigi eemaldamiseks. Ma olen see vitseraalvesi ka, aga ma ei tea, hea hinnaga olid, mingi 2 euro või nii. Pärmilehtaigend, kriivitud peeti, täissera tortillasi, kohvikoore. Siis ma võtsin ühe hernesuppi segu. Ma hästi harva teeme nagu nendest valmis nendest, aga vahest on ülihea, kui on olemas. See on peekon, siis ma ostsin peekoni 300 paki. Peekonid nagu meil läheb, kui meil on kodus, siis meil läheb seda täiega. Riisi, sest et me ostsime, vaatame näitab, lõhe. Ma ei tea, selle võiks homme või ülehomme ära teha. 23 on kuupäev. Ja riisiga ja siis mingi hapukurgi ja siis mingi majoneesi see saad. Siis ma ostsin maitsestamata jogurtit, ma tahaks üle öö seda chia seemne, seda pudingut või pudingut teha lihtsalt, et paned
maitsestamata jogurti, chia seemned ja siis seda peale. Mangopüreed, ülihea. Kohe võtab külmkapist, on olemas. Siis ma ostsin kikerherneid, siis pastakastet, siis külmutatud neid vaarikaid ja mangosi, samamoodi saab sinna chia seemne sinna panna. Ma teengi, ma arvan, hommikuks. Siis toorjuustu, kohukest, kinderit tahtsin, aga üks ei läinud. Kinderpinguin nagu nii hea. Lapsest saati, ma nii armastan seda lihtsalt. Üks kohukord tuli veel välja. Makaron ka. Prüven, sa oled nii abi valmis, aitäh. Siis makaronsikud. Ei, anna siemele. Siis ma ostsin endale uued selle. Mis see nimi on? Higipulga. Siis uba. Siis minu vaieldamatud lemmikud praegu on need proteiinipudingud piimašokolaadiga. Need on nii head. Ja siis ostsin neid õunu ka veel. Siin on kõik. Kõik, eks. Apelsinimahlaga. Nii et sellised ostud siis nädalaks. Eks siin nädala sees on vaja võib-olla veel piima ja saia järgi minna, on nii või? Aga üldjuhul jah, sellised ostud. Aga ma teen siis pärast veel selle chia pudingu ka valmis, et ma siis äkki näitan teile ka. See on nii kerge ja nii hea on hommikul süüa, on nii või? Miks sina alles üleval oled? Kell on 10 läbi preve, me peame tuttu minema. Paneme ruttu asjad ära, lähme tuttu, eks. Anju, kas ütled juba hea tööd ka või? Tee tšau ka. Nade. Mitä sitä? Kätte on jõudnud hommik ja vaatas nii kurja näoga. See, kes hakkas tagurdama. Käes on siis laupäev ja meie liigume IKEA poole. Kell on saanud 11. Hommikusöök on söödud, hommikused koristustiirud ka tehtud ja nüüd me võtame Marteni peale ja lähme IKEA poole. Aga me paneme siis IKEA poole ajame ja siis vaatame, mis me sealt kokku skoorime. Tere hommikust! Tervist! Tere, kes tuli? Matu! Anna nukid Matule! Mul on tuks kinni. Mida mees? Lihtsalt keerab ette.
kohe mine. Käidud. Me tulime minu autoga ja seda ma arvasin, me peame kuidagi nuputama hakkama, et kuidas neid asju siia ära mahutada. Sest ma ostsin ühe jalanõude kapi. Mul nüüd tuli meelde, et ma tahtsin veel neid plastmassist ühtesi, aga vahet ei ole. Ma siis järgmine kord ostan, siis ma tahan millalgi veel tulla, sest et no poistega lihtsalt ei anna käia. Nad on nii kannatamatud, et täiesti jube. Ühesõnaga, ma sain praegu jalanõude kapi, siis ma ostsin pesuresti, siis mingi pleede. Ühesõnaga, ma kodus teen mingi hauli ka, aga ma oleksin tahtnud saada üht täispikka peeglit meie magamistuppa. Ma vist juba valisin välja ka, aga samas võib-olla on hea, et ma saan nagu internetis ka veits nagu surfata võib-olla veel ringi. Ja mõelda äkki natuke põhjalikumalt läbi, kuigi mul ettekujutus on nagu... Kuigi mul nagu mingi ettekujutus on, kuidas ma tahaksin nagu seal magamistoas peegel nagu asetseks ja kõik. Siis ma võtsin kööki selle riiuli, mis ma tahtsin. Mis sa räägid? Jaa, pärast viskame, eks. Siis ma võtsin kööki ühe riiuli, mis ma tahtsin, mis meil juba on, aga üks sinna nagu alla veel. Siis magamistuppa veel. 2 riiulit voodi kohale, lihtsalt mingi piltide panemiseks või nipet-näpet midagi. Ja mis mul veel ostmata jäi, oli üks ümmargune peegel. Ma lihtsalt ei suutnud välja valida. Et kas siuke suur või väike. Ma kartsin, et kui ma liiga suure võtan, et ma ei tea, mis ma kartsin. Igatahes ma natuke selle ümmarguse peegliga ka siis mõtlen. Plus ma tahtsin veel ühte vaipa. Aga see praegu oli üldse laost otsas. Nii et ma üks päev raudselt tulen üksi või ootan Keili ära, Keili on praegu Hispas. Et siis, ma ei tea, olen kas pool päeva siin ja siis keegi saa midagi öelda. Kohe me ütleme. No nii, mõned päevad on möödas ja ma olen jällegist jõudnud editimisega peaaegu et lõppu ja tulingi teid tänama, et siiamaani olete vaadanud. Järgmises videos ma näitan siis, mida ma Ikeast ostsin, kuidas ma need paigutasin, pluss kuidas ma kukupesas hulluks läksin, sest et ma ostsin sealt sellise tavaari kokku, et hoia peas kinni reaalselt. Ja ühtlasiga ma tulin ütlema seda, et ma teen mõned nädalad nüüd nädala vlogimisest pausi, sest et lihtsalt ajaliselt on praegu kuidagi eriti raske olnud siin paaril viimasel nädalal ja ma olen natuke nagu vlogidega nii-öelda siis graafikus maha jäänud. Et nädala vlogid lihtsalt võtavad ekstra palju aega, sest et lihtsalt nii palju materjali on, mida vaja monteerida ja see tõesti võtab palju aega. Aga ärge muretsege, ma ei kao mitte kuhugi. Ikkagi kui on mingid sündmused mind ees ootamas või lihtsalt tahan teiega natuke jutustada, nii et ma ei kao mitte kuhugi, I promise. Plus detsembris ma teen kindlalt vlogmassi, sest et mõtlesin juba selle peale suvel. Ka põhjus number 1, miks mul on vaja natukene puhkust, et vlogmassi jaoks ennast natukene siis nii-öelda koguda, sest et juttude järgi pidi vlogmass olema paras väljakutse. Nii et ma olen üli excited, aga vaatame, kuidas läheb ja sinnani on õnneks veel aega ka. Aga ma juba planeerin, et te teaksite, ma juba planeerin. Ma räägin teile ka kindlasti, mis uudise ma eile sain, et ei, ma ei ole rase. No. Lihtsalt, et ei oleks kohe mingisuguseid, ma ei tea, mis mõtteid on ju. Aga asi, mida ma olen juba ammu siin vlogis rääkinud ka ja mida ma olen siin kõvasti ajanud, see on lõpuks juhtumas ja nüüd lähinädalatel. Nii et ma teen ka kindlasti sellest protsessist mingisuguse vlogi kokku.
kui mul siin väike paus on, siis võid mu tegemistega olla kursus minu Instagrami kontol @krissuke, kuudega krissuke. Seal ma ikka aeg-ajalt postitan ja jagan ka asju, nii et oled oodatud. Ja siis pikemat juttu ma enam ei teegi. Aitäh, et sa vaatasid ja näeme mõnes järgmises videos. Tšau!